miks ma elan Läänemaal Oru vallas ja üldsegi mitte esimest põlvkonda, vaid lausa minule teadaolevalt 3-4 põlvkonda. Minu esivanemaid on elanud Läänemaal ja just Oru vallas. Ma elan siin sellepärast, et siin on hea elada. Siin on turvaline. Siin on mulle sobiv elukeskkond, mulle armsad inimesed ja ma tunnen ennast siin hästi. Mul on 5 last. Kõik nad on kasvanud siin Oru vallas, kes lõpetanud kooli, kes käib koolis ja see ongi selle koha eelis, et kõik on käeala juures. Kõik kõiki tunnevad, sellega on sotsiaalne kontroll väga hea ja ma tean, mida mu lapsed teevad, ma tean, kus nad on, kellega nad koos on. Ja Oru valla inimene on sellepärast teistmoodi inimene, et ta on harjunud hästi elama. Ja mõned asjad, mis teistele on võib-olla mitte nii kergesti kätte saadavad, on nagu meile loomulikud ja iga kord me ei oskagi sellest võib-olla rõõmu tunda. Et meil on oma kool, et meil on oma lasteaed, et meil on oma poed, et meil on üsna palju erinevaid võimalusi. Ja see meie jaoks loomulik. Mina olen tulnud maale elama juba 24 aastat tagasi. Enne seda elasin 2 linnas. Üks neist oli Keila, õppisin vahepeal Tallinnas ja siis töötasin Tartus. Ma arvan, et maal on tõeliselt hingekosutav elada. Aga see on ainult minu arvamus. Ma tooksin mõned elust näited. Üks kaunitest näidetest on see, kui 17-aastane koolipoiss kirjutab kirjandit. Teema on minu kodu. Ta kirjeldab seal, kuidas ta läheb kodust ära, teeb oma rännaku ja tuleb siis koju tagasi. Ja kui ta peab vastama küsimusele, et kuidas või millal ta koju jõudis, siis kirjandis on seal öeldud tal, et kui astusin asfaldilt maha külavaheteele, siis tundsin, et olen kodus. Tema kodu ei alga korteri uksest, tema kodu ei alga maja uksest, vaid juba külavaheteest, mis näitab, kui suur on see kodutunne. Või teine näide. Otsivad meilt kortereid, rohkem küll maju. Inimesed, kes ei ela siin, nad ei tea meie vallast mitte midagi. Nad otsivad maale kodu. Püüan siis neid aidata nii, kuidas oskan. Ja kui nad siis seletavad, et miks nad tulevad, siis üks noor tütarlaps, kes on õpetajaks õppinud, ütleb, et mul on hobus, et ma tahan nad kaasa võtta, ma tahan kodu maale. Kõiki neid ühendab üks ja sama mõiste kodu. Ma saan aru, et linn on vajalik, aga linn saab elada siis, kui maal on meil oma kodu, oma hingekosutuse paik. Nad tahavad, et nad ei näe naabri supipotti, aga nad tahavad tunda seda naabrit oma kõrval. Kui tulen õhtul hilja ja tuled naabrimajas põlevad, ma tean, kõik on väga hästi. Seal on keegi soojusega kodus ja olen minagi kodus. Ma ei saa teile öelda, tulge maale elama. See tunne tuleb igal ühel omal. Aga siin on tõeliselt hea elada. Siin on võimalik elada, me elame ju. Mis sest, et meid on vähe. Paljudel on sissekirjutus linnas, mis iganes põhjusel. Aga nad ise on ju siin koos oma hingega. Mis meil siin Vatlas on? Meil on kõik olemas ju. Kool on, rahvamaja, kauplus. No mida on veel inimesel vaja, eks ju? Mis siis, et nad käivad linna kaugele tööle? Nädalavahetusel on nad kõik ikka kodus. Meie kodu on ju siin. Mõnikord tundub, et me elame hästi kaugel, igalt poolt ära lõigatuna. Täiesti maailma ääre peal, aga tegelikult me ei ela kaugel. Me käime Pärnus ja Haapsalus ja Tallinnas. Ei ole üldse kaugused nii suured. Igal pool saab käia. Ka siin annab elada ju. Kui ma alustasin aastal 2000 turismiettevõtjana, siis kõigepealt tuli minna registreerida ennast Majandusministeeriumis. Tegevusluba oli vaja.
ja kui ma sinna siis rõõmsalt sisse astusin ja ametnikele selgitasin, kes ma olen ja mis ma tegelikult teha tahan, tuli sealt päris palju imelikke küsimusi, mis mindki segadusse ajasid. Esiteks kohe see, et oot, kus sa elad? Sa elad maal, külas ja tahad seal hakata pakkuma mingeid pakettreise. Kuidas sa kavatsed ära elada? Arvasin, et kui mul on internet ja telefon, et kuidas ma siis ei saa seda teha. No tänase seisuga ongi asi nii kaugele jõudnud, et olen ära tõestanud, et see on võimalik ja et ehk tuleb ikka veel kurja vaeva näha sellega, et nii klientidele kui teinekord ka turismiarendajatele või riigiametnikele paremini arusaadavaks teha, et kui sa asud Lihulas, meil on büroo tänaseks Lihula mõisahoones avatud, et see ei tähenda, et me ainult oma piirkonda vahendame, vaid ei ole vahet, kas sa töötad Tallinnas või Pärnus või Lihulas või Penijõel. Sa võid isegi tervet maailma sellest kontorist müüa. Elu on minu jaoks kardinaalselt muutunud seoses selle tööga. Ma ei oleks vana rada pidi enne ettevõtlusega alustamist saanud nii huvitavat elu elada. Ma suhtlen pea terve maailmaga, ma käin Euroopas tööreisidel, messidel. Ma otsustan ise oma asjade üle ja tundub, et need otsused ei olegi päris valed. Iga kord, kui ma tulen kas siis Tallinnast tööasju ajamast või kusagilt välisriigist, kus olen käinud messidel või muudel põhjustel, kirjuelu, tohutu tempo, kõigest sellest oled nii väsinud ja kui ma jõuan siis koju, kus on vaikne, rahulik, kui sa elad just sellises kohas nagu Matsalu rahvuspargi südames, siis igal kevadel ja sügisel ja tegelikult ka suvel õhtuti päikeseloojangu ajal koduaias teed juua ja kuulata kõiki neid hääli, mis ümber sinu on. Et see on midagi väga kaunist, väga südamelähedast. Võib-olla see Läänemaa turvaline pesapaik on ikka tõesti väga tabav. Slogan välja mõeldud, et ehk just eelkõige suunatudki sellele, et ärge alahinnake seda kohta, kus te elate. Kui paljud teist on käinud talvel metsas? Uskuge, see on elamus. Minu eilse päeva kogemus metsaelust on see, et Nõvalt Haapsallu sõites nägin ma nii 10-pealist kitsekarja kui ka veidi suuremat seakarja vabalt looduses. Ja viimase 2 nädala sisse mahub see, et ma olen ka juhtunud peale tee ääres korraga 2 ilvesele ja minu tulevase kodu krundipiiril käib söömas karu. Et mille poolest Läänemaal on parem elada kui mujal Eestis. Kas või näiteks sellepärast, et päike loojub siin kõige hiljem, siis Risti on parajalt väike koht. Lugesin just eile meie koolilaste mõtteid Ristist ja laste mõtetes käis läbi kogu aeg, et Ristist saab kunagi suur linn või hästi suureks kasvab ja nii edasi. Nad praegu hindavad seda seltsielu ja koos viibimise lusti. Aga Risti väärtus just selles ongi, et ta on väike. Ta on üks väiksemaid valdu ja mida väiksem, seda kodusem. Sellest saavad lapsed ka hiljem aru, kui nad suureks kasvavad. Risti suurimaks väärtuseks on need rabad, need ürgsed rabad tema ümber. Raba korvab ka mere puudumise, jõgede puudumise, ujumisvõimaluse puudumise. Muide, ujuda on ääretult tore rabalaukas. Rabas olles hingad täiesti värsket õhku, kuuled linde, tuult
ja päikesering on täies pikkuses näha. Ma arvan, et Läänemaal on sellepärast hea elada, et esiteks ma olen ise nii kaua juba siin elanud, et juured on päris sügavale kinnitunud ja teisalt me teeme noortega igal aastal väga palju erinevaid väliüritusi üle kogu Läänemaa. Ja selle käigus me näeme, meil on olemas meri, meil on järved, korralikud jõed, on väga vaheldusrikas maastik, meil on toredad omavalitsused ja väga palju toredaid inimesi. Meil on siin sõbrad, kellega tahame koos käia, ühiselt üritusi teha. Ja neid põhjusi on väga palju muidki. Ja kui me seda pisikut maast madalast süstime noortele, ma arvan, et see jätab mingi jälje, et kunagi tagasi tulla. Minul meeldib elada Läänemaal. Ma olen sündinud ja kasvanud Tallinnas, kuid kolisime umbes pool aastat tagasi Läänemaale Noarotsi. Nüüd õpin Noarotsi gümnaasiumis ja minule väga meeldib. Siin on vaikne, rahulik, puhas loodus, puhas õhk. Siin on väga head võimalused tegeleda erinevate spordialadega, nii meil koolis kui ka üldiselt Läänemaal. Võrreldes Tallinna koolidega on Noarotsi koolis elu palju vabam, rahulikum, õpetajad on palju rahulikumad. Pikemas perspektiivis ma näen Läänemaad kui kohta, kus on väga hea elada ja kuhu on väga hea kunagi tulla tagasi. Läänemaa on selle poolest tore koht, et vähe sellest, et seal on imemõnus ja rahulik elukeskkond, siis mina arvan, et see on üks väheseid kohti, kus saab oma ideid rakendada ja ellu viia, ilma et sa peaksid selle nimel peaga vastu seina jooksma väga pikalt. Et mul on hea näide, korraldasime Haapsalus sel aastal esimest korda Haapsalu õudusfilmide festivali, mis siis oli selline Läänemaa mõistes ja ka kogu Eesti mõistes suhteliselt oluline festival. Ja me tegime seda koostöös PÖFFiga ja seda ideed ellu viies, pean ma tunnistama, ei leidnud me mitte kusagil ühtegi vastuseisu, vaid pigem vastupidi. Kõik sujus sedavõrd õnnestunult, et nii-öelda PÖFFi tubli hing ja vedaja Tiina Lokk seisis suu ammuli ja vaatas pealt, kui lihtne on Läänemaal asju ajada. Et lisaks linnulaulule ja suhteliselt vaiksele äraolemisele on see parim koht, kus oma suhteliselt hullumeelseid ideid ellu viia. Võib-olla on sealt minu maitse järgi puudu üks hea veinikauplus ja üks hea sigarikauplus, aga kõik ülejäänud instrumendid, sealhulgas ka vesi, mida võtta kaevust, mitte pudelist, on seal täiesti olemas. Erinevalt paljudest teistest piirkondadest Läänemaa ei ole kuidagi ülerahvastatud ja seal on hea ja rahulik ja samas on kõik infrastruktuur ka olemas. Kui sul lapsed tahavad koolis lugemist ja kirjutamis õppida, siis iga kool suudab selle selgeks õpetada. Kui ta elus viitsib hiljem edasi õppida, siis saab ta hakkama küll. Ja mina olen seal sündinud, kasvanud ja ma see suvi tegin selgeks ka selle, et kui kaugele need juured ulatuvad ja isapoolne suguvõsa on mul seal üle 300 aasta elanud, nii et minu lapsed on 10. sugupõlv. Läänemaal on minul sellepärast hea elada, et kui ma 20 aastat tagasi lõpetasin Tartus arstiteaduskonna, siis kuskilt kõrgemalt poolt tuli mulle sisse mõtlemine, et ma peangi siia Läänemaal elama tulema ja siin ma olen ja ma arvan, et siia ma ka jään, kuna see koht on elamiseks väga hea ja oma elu, oma ärielu olen ma siin Haapsalus olen ajanud edukalt, mis tähendab seda, et kel on ideed,
need võivad ka ettevõtlusega tegeledes Läänemaal ellu jääda. Olen siin sündinud, seda esiteks. Aga tõepoolest juba 10 aastat olen oma tööde tegemistega Haapsalust ennast Tallinnas. Igapäevane töö on seal, aga perega ma olen siin. Selleks on mitmed põhjused. Esiteks ja kõige olulisem minu jaoks on siiski rahu. Rahu on see, mis aitab patarsid laadida ja ma arvan see, et elutempo Haapsalus on tegelikult palju aeglasem kui on Tallinnas. Siin on just nagu inimestel aega palju ja just nagu inimesed on teistsugused. Nad on kuidagi rohkem sõbralikumad ja ei ole sellised kuidagi väga, kuidas öelda, mingisugusele sihile suunatud ja motiveeritud, et nad nagu rohkem hõljuvad siin, et see on nagu mõnus tunne. Et Haapsalu on kahtlemata turvalisem, kui võtta siin mõningad suured linnad, et ka lastel on siin parem elada ja eriti just väikestel, kellel on siin mõnus kasvada. Pisikene tore saar, see omaette maailm ja see on looduslähedane, et looduse pärast me kolisime Vormsi saarele elama. Et sellepärast see meeldis meile ja just kui esimest korda käisime seal Vormsis, nii meeldis see, et rannad on ehitamata ja see metsad, kõik need olid nagu sellised puutumata, lootust oli nii palju seal ja väiksed külad ja sellised. No see oli teistsugune nagu Soomes, et see meeldis meile. Minu jaoks on Läänemaa eelkõige minu lapsepõlvemaa. Siin on minu vanaisa vanaema kodu, kus ma mängisin, kui ma olin väike. Ja aastaid siit eemal olnuna tegelikult igatsus ja vajadus Läänemaa järgi oli minus nii tugev, et ma nägin pidevalt und küll libustest, rannikutest ja küll pilliroogudest. Ja siis ühel päeval tuli see võimalus, siin ma saaksin oma kodu rajada. Siin on kõigepealt natuke soojem kui mujal Eestis. Siin on tunduvalt rahulikum ja vaiksem. Ja ei saa öelda, et siin on inimtühi, aga siin on just parasjagu sõbralikult, võredalt rahvast. Ma arvan, et Läänemaal on kõige ilusam mereäärne, mererannik. Just nimelt see, et on kivine, on vaikne, on niisugune loksuv, linnulaululine. Et muidugi ka need Läänemaa tormid on ju päris võimsad, aga neid saab nautida. Nii et ma arvan, et kõige soojem ja inimsõbralikum kant minu jaoks on Läänemaa. Et on teile kallis maa, kus teid õnn on elada, ma tean. See on selge nagunii. Haapsalu linn on kõige ebaloogilisem linn üldse heas mõttes. Ja siinsed inimesed on nii armsad ja nii sõbralikud, et mina sellist asja kuskil varem näinud ei ole. Et ei tuleks viin ja lein, unustama, et südameid